Me hakkame otsi kokku tõmbama ja teeme siin ühe sellise sõnalise retro veel, nii et ma kutsun siia uuesti tagasi Marguse ja siis Nele Sotsiaalministeeriumist ja siis Jane Tervise Arengu Instituudist. Ma seal pole istu. Ruum läks kohe nii kohutavalt vaikseks, et nüüd kuidagi tuleb see energia siin päeva lõpus veel üles saada, et üks asi, mis siin selles retros kõlas, oli, et järgmisel aastal, kindlasti selle päeva üks osa võiks olla ikkagi muusikaline etteaste, et lõppude lõpuks võiks ikkagi kõik lõppeda Simmaniga. Ja natukene me muusikat ju kuulsime ka, see oli küll tehisintellekti tehtud ja ega ta eriti hea muusika just otseselt ei olnud, samas sisend oli ikkagi otse teie tööst, selles mõttes ju tänuväärt tööriist. Aga kui TEHIK oleks bänd, siis mis muusikat te mängiksite? TEHIK oleks bänd, mis muusikat? Ma muusikast nii võhik. Punki või? Ma arvan, mingi hard rock. Hard rocki? Või milline see tunne äkki oleks selline mingi metsatölli või natuke etnot ja sellist kodu lähedast, sellist ikka natuke punki ka sees, et me oleme... Et natuke sellist rahvalaulu, aga et siis ikkagi vürtsitate sellise jõulise kitarririffiga seda. Ja natuke midagi hingele ja... Aha, see on võib-olla siis see, kuidas peadirektor kirjeldab seda töötamist siis TEHIKus ja mis tundeid see tekitab temas. Et läks üle isu tulla või? Võimekas rohkem. Näiteks nii. Aga hakkame siis vaikselt otsast minema. Margus, sa ütlesid ka alguses, et milline see päev siis olla võiks ja kuhu siis lõppude lõpuks kõik see välja võiks jõuda, et kuidas sulle siis tundub, et kas kuulsid midagi enda jaoks uut ka? Mulle väga meeldis ja uut kuulsin päris palju. Too konkreetseid näiteid. Mõned näited on näiteks see, kus me väga palju mõtleme kliendikesksusele. Ja siis kui Ott oma ettekande tegi, ütles, et kliendikesksus ja agendikesksus. Ja siit, kui Juta tegi ettekande, üks põhiväärtus oli või eesmärk oli, et me peame kliendikesksed lahendused, et kuidas sinna see nüüd juurde mõtestada, äkki ongi 5 aasta pärast on kliendikeskus kadunud, ongi agendikeskus. Kas see natuke hirmus ei ole või? Selle peale me peamegi täna mõtlema, et kus see on, et kas ta on hirmus, aga me ei suuda sellest mööda minna, ma arvan. Et pigem sellest vaatest mingi uus vaatenurk jällegi, et inimene, kes ise toksib, siis on inimene, kellel on agendid kuskil, hommikul vaatab, mis talle leiti lihtsalt võib-olla, mitte midagi ei toksi, kõik on täidetud. Kuidas me selle vahe võib-olla suudame välja mõelda? Kui palju te oma igapäevases töös ja kõiki neid projekte arendusi tehes ja siis ka neid vanusüsteeme püsti hoides, mõtlete sellele inimesele, sellele tädimaalile või teil on ikkagi kuklas pigem selline Excel, numbrid, määrused? Ei, me ikka väga palju mõtleme sellele lõppkasutajale, et ka me ise oleme lõppkasutajad. Et Excel on selleks, et raha leida ja ka kasutama peavad ikkagi inimesed praegult veel, aga tõesti võib-olla 3 või 5 aasta pärast ei ole enam põhimassi inimesi, kes kasutavad. Nii, aga liigume sinnapoole, et pikk päev selja taga, omajagu mõtteid vahetatud, ise ka räägitud, et mis on siit võib-olla olulisem mõte, mis sina kaasa võtad? Midagi uut ka oli või kõik on selline, keegi siin kirjutas ka, et kaua me sellest hobusest räägime, et see on nii 2000 ja kuskil seal alguses, et võiks võib-olla midagi uut, et mis selle asja mõte üleüldse on? Mulle väga meeldis hobune. See oli intrigeeriv, et ma arvan, et tänu hobusele ma üleüldse terve päeva siin ka veetsin, et pole iialiit eest kui hobusest mõelnud, et see on küll väga äge olnud. Mul on võib-olla niisugust 2 mõttekäiku. Esiteks see, et äritellija tõesti kasutaks AI-d oma nägemuse siis IT-majale esitamiseks. See on midagi, mis siit tasub kaasa võtta, mida sellisena ei ole mõelnud. Ja üldse kuulates seda ärianalüüsi, siis mul jäi mõtlema, et miks me ainult IT-ga seonduvad seda ärianalüüsi kuidagi pildis hoiame, et tegelikult iga poliitilise sisulise muudatuse olemus on ärianalüüs, et see peaks palju loogilisemalt meil igapäevaelus olema. See käis ka siin läbi, et alati võiks olla rohkem aega mingiteks asjadeks, aga siin on üks küsimus ka publikult, et tihti on projektid olulised, näiteks SOM-i poolt, kuid kasutajatega valideerimata, kas tõesti on nii kiire lahendustega, mis ei pruugi vastata lõpuks vajadustele?
kahjuks jah, vahel on niimoodi, et on sul ainult mingisugune väike aken, kas poliitilisel põhjusel või siis selleks, et need finantsid kestavad täpselt 31. detsembrini ja pärast seda ei saa mitte midagi teha ja tuleb eelminegi tagasi maksta. Et maailm täiesti täiuslik ei ole, et nagu ma ütlesin, mulle meeldiks, kui me teeksime ainult kõige mõjusamaid asju ja kõige paremini läbi mõeldud, siis viperused käivad seal sees ka. Et AI oli üks asi, mis sina siit kaasa võtsid, et võib-olla siis tellijana rohkem seda kasutada. Kui palju te seda praegu teete? Ma ei ole isiklikult tükk aega ühtegi IT-lahendust tellinud ausalt öelda, aga ma ei kujuta ette, et ma seda ilma AI-ta muidugi teeksin selles mõttes, aga Lovably'ga ei ole teinud, et ma ei tea, uus siis. Tervise Arengu Instituudi puhul, et tehisintellekt, infosüsteemid, siin täna korduvalt käis läbi see, et tark tellija esitab sellise väga, peaks ütlema, et suhteliselt perfektse sellise tööülesande. Et kuidas teie seda teete? Ja sellega on, nüüd on juba paremini asjadega, aga meil oli ka ikka neid kasvuraskusi või koosloome raskusi tehikuga ikka alguses päris palju, et me rääkisime täiesti erinevat keelt. Ja siis ma mäletan neid algusaegu, kus me siis, tuli mõte, teeme ära, läheme tehikusse, tehik ei saa mitte midagi aru. Ja siis need asjad seisid, siis üritad ühtepidi, üritad teistpidi, ikka ei saa aru, siis oli see, et okei, kuskilt on mingi tõlk vahelt puudu. No ja siis me nüüd oleme saanud selle enam-vähem töösse. Aga mis te olete siis teinud, kas teie olete muutunud või mõlemapoolselt on ikkagi, et see on ikkagi mõlemapoolne pingutus olnud, et just, et nemad saaksid meist paremini aru ja meie ikkagi oskaksime nende keelt. Natuke kirjelda seda, et mis sa just rääkisid, et kui algusest tulite siia, et siis tehik ei saanud midagi aru, et mis te siis nagu oma majas rääkisite? Meil oli niimoodi, et meil oli vaja see asi ära lahendada. Me põhimõtteliselt selle jutuga alguses nagu läksimegi, siis neil olid aga kui on ikkagi tööülesanne ja kõik need analüüsid ja siis me olid, mis asja te räägite, mis asi on ärianalüüs üldse, me väga ei teadnud sellest. Kuidas te enne tegite siis neid asju? Me ei teinudki. See oligi nagu see, et siis me tahtsimegi teha muutust just oma klientide vaates, kes ütleme meie tervise statistika vaates on ühelt poolt poliitikakujundaja, Sotsiaalministeerium peamiselt ja siis on meil tervishoiuteenuse osutajad. Ehk siis, et nendel oleks koormus väiksem andmete esitamise osas, aga et kuidas seda IT-tehniliselt kõik kogu aeg rääksid, kõik on hästi võimalik, aga lihtsalt meil puudus tegelikult majas teadmine, et kuidas seda teha ja täpselt seda tõlkida kõike neid vajadusi, mis me tahame IT-keelde. Margus, näpp oli tahtsin siia vahepeal lisada, et see ei olnud, et punktist 1 punkti 2 jõudmine, vaid siin olid vaheetapid ka ikkagi. Mingi hetk me hakkasime aru saama, mida te tahate. Aga siis hakkab ministeerium aru saada, mida me tahame koos saada, sest ta oli prioriteetide nimekirjas kuskil lõpus, ressurssi ei ole, et mõistame, vaja on, me saime aru, mida te tahate, aga tööplaani ei mahu. Nüüd me oleme vist nii kaugele jõudnud, et on eraldi tiim, eraldi ressursse, me saame nagu vähemalt edasi liikuda, aga kuskil on ikka pudelikaelad, proovime ka need läbi saada. Et lihtsalt jah, et selle esimese paneeli võib-olla, kui meil esimene kord oli see, et just, et on hästi palju, mulle väga meeldis see mõte, et meil on hästi palju lahedaid ideid, aga tihti jääb seadusandlus jalgu, et me ei tule sellega kaasa, et lihtsalt, mis ma nagu ise olen nagu mõelnud, et pigem ongi, kui see ühiskond või see kogu eluolu ongi läinud sinna, et meil on vaja ongi vaja õigusloomega tegelevaid inimesi rohkem, siis tuleb need ka palgata, et me saaksime tegelikult selle innovatsiooni ellu viia ja miks ma seda just nagu olen mõelnud hästi tugevalt on erasektoris, kus ongi olnud arendajad ja ma ükskord küsisin ka, et kuidas te selle toote, neil oli üks siuke ravi, vist nimetatakse, üks mingi plaastrit tahtsid toota ja ma küsisingi, kuidas te saite selle nagu turule, et ma tean, et see seadusandlus taga on hästi keeruline kõikidel tasanditel, Euroopa Liidu määrused, Eesti seadused, kõik need asjad, siis ta ütleski, et investorite rahast nad saavad palka ja kõik grandid, kõik need mitmed miljonid, mis nad taotlevad, need lähevad kõik puhtalt ainult juristidele. Et lihtsalt kogu selles seadusandlusest läbi närida. Et võib-olla see on ka riigi suund. Ja meil on 3 juristi, kes teevad kõike Sotsiaalministeeriumi seaduse. Kas läheb sinna liiga palju ressurssi ja auru siis või õigusloome peale, et tahaks kohe hakata lugema?
jaa, aga ma ei ole kindel, et ilmtingimata rohkem juriste siinkohal nagu parema tulemuse saaks tuua. Rohkem AI-d? Kiirema saaks, aga see ei tähenda siis paremat, on ju. Meil on praegugi minu arust majas selline situatsioon, et üks seaduse muudatus on ees, veel ei ole ära menetletud, järgmist viime sisse ja siis kõik kiilub kinni, sest me ei suuda viidata asjale, mis veel ei ole vastu võetud, aga juba justkui on otsustatud. Et me ei saa sellepärast nagu rohkem toota, et paneme mitu inimest tegema mingeid erinevaid asju, et see ei joonistu kokku ja ma arvan, et seadusloomes on see, et me peame rohkem mõtlema selle eesmärgi peale, mitte nii väga ajama neid komasid taga. Ja seal on see päästerõngas, aga see ei ole siin niisugune, võtame kätte ja lahendame ära. Meie paneeli teema, lahendatud. No mis siin sellest retrost ka välja tuli, et natukene inimesed tahaksid võib-olla detailsemalt kuulda mingisugustest ebaõnnestumistest ka õppimiskohtadest, on ju. Et võib-olla igaüks te toote, et seoses TEHIK-uga nüüd ühe asja välja. No Margus, sul on muidugi neid rohkem, on ju. Aga et mis oli selline asi, mis nagu, et ikkagi läks nagu metsa, mingi viimane asi või kõige suurem asi? Kas ma mõtlen natuke, mida ma välja toon? Nii, aga hakkame siis Terviseametist pihta. Meil on praegu hästi palju asju töös, et ütleme meie valdkonnas lihtsalt asjad on võib-olla, ma ei ütleks, et otseselt nagu metsa on läinud, aga võib-olla lihtsalt asjad on aeglased. Et see nagu mingisuguseid, see on võib-olla ka protsesside teema, et kuidas seda teha, aga ma ei ütlekski, et võib-olla seal peavad olema ees. Tegelikult praegu tuleb üks asi meelde, mis oli tegelikult Sotsiaalministeeriumi, oli erinevate haldusala asutustega koos pidime ühe tehnilise visuaalse lahenduse looma, oli juba otsus, et see tuleb TEHIK-usse, läbirääkimised olid tehtud, kõik oli nagu justkui käis, raha oli ka olemas ja siis kuidagi tuli otsus, et seda me ei tee ikkagi. Mis rahast sai? Ma ei teagi praegu. Et ausalt ei tea, et see võib-olla pandi mingile teisele projektile, aga et see lihtsalt, et siin oli päris palju nii TAI kui TEHIK-u seda ressurssi läinud, just nagu seda, et mõelda, kuidas see süsteem nagu töötaks ja siis lihtsalt järsku ei olnud enam seda, et võib-olla seal oligi lihtsalt prioriteetide muutus, et miks siuke olukord üldse sai tekkida, et sellele ega me ei olegi praegu seda tagasivaadet teinud, et mis läinud, see läinud ja ega siis nende asjade peale eriti ei mõelda ja ei teha seda retrot? No praegu ei olnud lihtsalt võimalust, aga kindlasti see tuleb siin võib-olla lähitulevikus ära teha, et kuidas siis ikka, kuna seda tegelikult on vaja ikkagi seda visuaalset lahendust, et kuidas me selleni ikkagi päriselt jõuame. Mis Sotsiaalministeeriumi poole pealt on mingi asi, mis võib öelda, et oli ebaõnnestumine? Me räägime kindlasti õnnestumistest ka kohe. Jaa, meil on eesmärk juuni lõpuks kõik radioloogilised uuringud digiregistratuuri saada. Kõik jumala normaalne, kõigi jaoks prioriteet, meie jaoks prioriteet, TEHIK-u jaoks prioriteet ja minu arust oli vist veebruari lõpp. Kui juba küsime, et kas ikka jõuab ja kas ikka saab ja siis ühel hetkel avastasime, et TEHIK-u tõlgendus radioloogilistest uuringutest ütleme siis, et erineb sellest, mis on Sotsiaalministeeriumi oma, et TEHIK tegeleb röntgeniga. Meie arvame, et seal hulgas on ka ultraheli uuringud. Ja kus see juhtus, retro on tegemata, ma ei tea, kus see tõlkes kaduma läks. Ja siis lihtsalt tavaliselt me lähemegi siis päästerežiimi ja lahendame selle situatsiooni ära, teeme pooltööd vähemalt hästi ja ülejäänud poolele paneme pikendatud tähtaja. Et siuke hästi lihtne, praktiline asi, mis oleks võinud olla ju lahendatud, aga näevad ikka juhtus. Et seal kukkus ikkagi see pall nagu suure põrakaga maha. Mis siis juhtus? Tegelikult ma arvan, see oli see nagu sõnumi seadmise kunst jälle. Kui me räägime radioloogilised uuringud, neid on, Roman ütle, palju neid kokku on? Tegelikult 6. Tegelikult on 6, eks. Kas siis ongi, et kas me kõike 6 korraga ei saa, see oleks nagu mammuti ehitamine, see pole nobune, eks, et vaid teeme selle poni valmis, teeme ühe ära, teeme teise poni ja siis saame toimetatud, eks. See oli see, et oligi ootuste juhtimine, sest see käis ka, et kuskil vahepeal öeldi 2, millest meediakanalis sattus 4 ja ministri jutust tuli 6 juba ja me kuuleme kuskilt väljast selliseid sõnumeid, et see segadus natukene. Aga ma pidin ise välja tooma võib-olla värskema, võib-olla ühe suurema, et üks värske oli jällegi võib-olla selline apsakas, nagu ikka me teeme infosüsteemides muudatusi, tegime ka eelõhtu ja siin saalis on üks väga murelik klient nüüd praegu, sellepärast nende infosüsteemi ei tööta, mingi protsessid lähevad katki, et nagu ikka juhtub.
et kuidagi neid... klient on ja mis süsteem see on? Ta istub siin teises reas kohe, et meesterahvas mureliku näoga. Mina ei tea, räägigi siis kogu saalile, võib-olla keegi veel ei tea, et mis seal siis juhtus ja mis katki läks ja miks ta on nii murelik. Et kui protsessid ei tööta, infosüsteem ei toimi, siis loomulikult klient muutub murelikuks ja meie tegeleme selle lahendamisega. Aga ma läheks võib-olla suurema juurde, mis on võib-olla läbi ajaloo võib-olla mõelda nagu kas nüüd öelda tehiku apsakas, vaid üks ebameeldivaid protsesse olid 4 aastat tagasi umbes sama aega, pool aastat hiljem tegelikult hakkasid valimised tulema. Nii et see on võib-olla retro, et meil hakkavad jälle uued valimised tulema. Olge valmis. Jah, et siis oli vanemahüvitis oli see teema vist, kus taheti muuta 80 euro pealt 100 euro peale, kas seadus võetakse vastu või võeta, jõustuma peab 1. jaanuaril ja 20. detsember polnud veel otsust. Ehk siis on, et kui süsteemi ette arendama ei hakka ja otsust öeldakse, et on vaja uut asja teha, siis valmis ei saa. Ja arendad süsteemi ette ja seadust vastu võeta, siis maksad valed summad välja. Aga kuidas te siis tegite? Me tegime ikkagi, võtsime riski. Et hakkasite otsast vaikselt minema? Hakkasime otsast arendama ja seadus võeti vastu, aga õnneks mitte nii, et 1. jaanuarist, et 1. veebruarist jõustus. Et sai seal ikkagi nagu viimasel hetkel need protsessid käima. Aga siis, mis veel põnevam oli, 2 kuud hiljem tuli uus valitsus, keeras kõik tagasi. No ja mis te siis, kas te korraldasite siis peo siin majas? Minu just oli asi kaugel, sest need kõik süsteemi arendused, muudatused, mis oli tehtud, tuli hakata uuesti tagasi arendama. Ja see võib-olla ümberarvutamine oli veel suurem protsess, kui ühtepidi tegema, et see nagu selliseks olukordadeks valmis olek või siis tiimi motiveerida sellises olukorras on suht keeruline. Milliseid võtteid sa siis kasutad? See on ikkagi päris ekstreemne, no jah, võib-olla mõni marsib minema selle peale üldse siin. No selles üksuses oli meil vahepeal 2 aastat järjest kõige suurem voolavus 40%. Nii et elu on selline vahetavahel. Aga kui sellised... Praegu on parem juba. Praegu on natuke parem, olgu. Seda on hea teada, loodame, et läheb veel paremaks. Aga valimised tulevad. No vaat, ma saan aru, et siin majas elavad kõik sellele hoolega kaasa. Aga kui mingid asjad süsteemidega juhtuvad, ma saan aru, seal 3. eas on meil üks murelik mees, aga kuhu need sellised murekõned või kas nad on siis murekõned või kirjad või nad on hoopis sellised nagu, ma ei tea, sellised nõudmised, kuhu nad suunatakse, kas nad tulevad otse teile või tulevad hoopis ministeeriumisse ja kuidas nende asjadega siis tegeletakse? Üldjuhul nad tulevad meil kasutaja tukke või me monitooring ise tuvastab, et midagi on pahasti ja saame parandama hakata. Ja siis kui piisavalt kauba kestab, siis hakatakse eskaleerima. Olen ka mina mõne peadirektori eest täna juba kõne saanud mõne teise teemaga. Ja kui siis ka lahendustel ikka kestab, no siis ta läheb jälle sinna Suur-Ameerikasse ehk ministeeriumi poole. Ja vahel ta võib täiesti praktilisel tasandil veereda siis ka ministeeriumist alla, et Eesti on nii väike, et tunned mõnda ministrit, kelle vennapojal parasjagu midagi ei tööta ja nii ta tuleb. Selline veeretamine siis. Aga tavaprotseduur on ikka kasutaja tugi ja monitooringut tuvastada, hakkab intsidenti lahendamine. Ja kui tihti siis või kui palju selliseid olukordi on? Õnnetud kasutajad kellelgi kuskil ja kas nad on siis ka kodanikud selles mõttes, et kui terviseportaal ei tööta, siis ma ei saa pensionit kätte, siis kuhu ma siis kirjutan? Lõpuks jõuab see kiri teile? Siis läheb Sotsiaalkindlustusametile ikkagi selline case ja tema siis vaatab, kas see on tehniline probleem või mingi muu probleem, et see on ka protsessiline probleem olla. Aga loomulikult mingid intsidendid mõjutavad ka kasutajaid, kas meist sõltuvalt või meist sõltumata, kui ID-kaart ei toimi, siis me ei saa sinna midagi teha. Terviseportaali sisse ei saa, kui smart-ideed ei ole, mobiilideed, aga nii lihtsalt siis on. Aga räägime midagi positiivset, et mis on siis selline, ütleme, vastukaaluks mingi eriti ere hetk, mida kohe kindlasti tahaks tähistada, siis hakkame siit keskelt pihta. Ahah. Või äkki see on tulemas, et mis teil praegu arenduses on, et mingisugused sellised asjad, et te kõik väga ootate? Tahakski nüüd, kui need, mis Margus ka ütles, et lõpuks said kõik aru, mida me nagu soovime, et siis tegelikult jah, sinna on veel päris pikk maa minna, et aga seda me kõik hästi ootame, nii-öelda uut nii-öelda andmekogumislahendust, et seal tuleb veel mõned nii-öelda ütleme, andmekvaliteedi probleemid seal ära lahendada ka tervise infosüsteemi pool, et ma väga panustan sellesse ka, et just see teadmine, et kui meil on riigis just ongi, et meil on andmepõhised nii-öelda otsused, et kas nad siis ikka põhinevad nii-öelda kvaliteetsetele andmetele, ja mida see andmekvaliteet tähendab või üldse, mida tegelikult tähendab see nii-öelda poliitikakujundajaks või poliitikute jaoks üldse andmepõhised otsused,
et me sellesse panustame hästi palju praegu ja tegelikult me näeme seda, et ka ütleme TEHIK-u poole pealt, kui me nagu räägimegi nendega, siis see on niisugune ütleks veidi alarahastatud, et see on alati nagu olnud probleemne, aga me ei kaota lootust ja siis Tervise Arengu Instituut tahab väga kasutada nii-öelda teisese andmekasutusena tervise infosüsteemi andmeid ja sinna on veel maad minna, aga me oleme väga lootusrikkad ja praegu on protsessid nii-öelda käimas ja kõik asi nagu töötab ja kõik just see, mida ka Juta just oma selles ettekandes mainis, et toimuvad regulaarsed kohtumised ja see kõik on nüüd ilusasti töös ja siis veel ei ole suuri tulemusi, aga me oleme väga lootusrikkad. Kas teil ministeeriumiga ka TEHIK-ul on neid regulaarseid kohtumisi, sest siin üks publiku liige ka küsib, et kas parema tulemuse tagamiseks ei peaks TEHIK ja SOM tegema regulaarseid tehnilisi koosolekuid, kus TEHIK briefib SOM-i juhte TEHIK-u tehnoloogia suundadest ja muud säärast. Kuidas teil sellega on, kui tihe teil selline suhtlus on, kas see on nagu projektist lähtuvalt või kuidas see käib? Enne juba vastasin sellele küsimusele, et ma ei ole elus veel näinud ühtegi projekti, mis tehnoloogia pärast on katki läinud, et ma tegelikult nagu seda suunda ei pea liiga oluliseks. Meil on Margusega põhimõtteliselt iga nädal ja tiimiti üle 2 nädala, et see need kohtumised ja kui parasjagu ministeerium on tellimas mõnda arendust, millega IT käib kaasas, siis seal on omad tsüklid juures, et ma arvan, et selles ei ole iseenesest puudust, pigem on ju selles, et kõigil on töölauad täis, on ju, et palju sa sinna juurde mahutad. Üks, mis tänasel päeval ka läbi käis, oli see, et lõpuks need inimesed, kes siis päriselt peavad mingeid asju ära tegema, et nemad ei saa täpselt aru nendest prioriteetidest, et lõpuks ju ka see, et kuhu tema oma aja suunab, on ju, sõltub sellest, et mis on niimoodi nagu kõrgemal tasandil kokku lepitud, et kuidas teil siin TEHIK-us sellega on? Inimesed teavad, mida nad peavad tegema. Eks see segadust ole, kui teil töid on palju ja üks asi on see, mis on tööplaanides ära kinnitatud äripoole arendustegevused. Aga me üritasime see aasta iga kliendiga jõustada ka seda valemit 60-40. 60% ajast on see, mis me lubame oma klientidele välja. Et seda me arendame, see on teie jaoks planeeritud, selle raames me arendame, teeme teie teenuse, mis vaja on. Aga 40% on seesama hobuse vaates, on see igapäevane hooldus, turvalisus, kõik need protsessid, et inimesed peavad ka uuendusi peale panema, muudatusi tegema, infoturbepileteid, et kõik see mudru seal kõrval, plus organisatoorsed asjad, et kuidas see tasakaalus hoida, kui me esimese otsaga planeerime 100% ära, siis selle jaoks puhvrit ei jää. Klient saab sellest aru? See aasta tegelikult saadi aru ja öeldi ka, et tooge need välja ja me mõistame teid. Et kui me seda ise ka laua peale ei too, meil on need tegevused ka, see on see läbipaistvus, mis siin stendi peal korra läbi käis. Et kui sa räägid, siis mõistavad, aga kui ei räägi, siis on kõik imelik, mis nad teevad seal. See läbipaistvuse teema tõesti, et kas sa ise ka seal tunned, et midagi kuidagi võiks olla selgem, klaarim, kelle jaoks on asjad segased, mida saaks seal paremini teha? Eks see tänane konverents natukene ka sellel eesmärgil on, et rääkida asju selgemaks, avada me tagatuba, et mis meil veel toimuvad, et ei ole ainult puhas arendus. Aga mis sisendi sa siit tänaselt päevalt ise kaasa võtad, et kas sa natukene ise ka rohkem mõistad klienti ja tellijat ja siis seda omanikku? Ma ei tea, ma ise olen tunnetanud, et ma olen pigem vareosamas elus olnud ka äripoole peal ja üritan klienti ja kliendi vajadusi mõista, eks seda, kuidas need 2 asja kokku panna ja teha organisatsiooni järgi vedada, et igasse tiimi, igasse töötajasse see mõte, et kuidas mille jaoks, kelle jaoks TEHIK loodud on, eks, et see juurutamine. Kuidas nüüd TEHIK-uga suheldes, mis toimub teie majas selleks, et TEHIK-uga see suhtlus oleks võimalikult selline tulemuslik? Et sa alguses ütlesid ka, et mingil hetkel te saite aru, et teil ei olegi seda keelt, kuidas rääkida, et mis teie olete seal oma ametis teinud siis selleks, et seda ühist keelt leida? Me oleme taotlenud selle jaoks rahasid, et saaks palgata inimesi, kes oskavad nii-öelda olla tõlgid siis sisuinimestele või siis äripoolele. Et ja me oleme teinud ka, lihtsalt ongi, meil on lihtsalt tiimi laiendatud ja meil on TEHIK-uga ka praegu regulaarsed kohtumised, et erinevates väiksemates tiimides, suuremates tiimides, et nii-öelda kõik tegevused oleks ikkagi kogu aeg laua peal ja just, et seal on nii-öelda tehnilised inimesed juures ja on ka sisuinimesed juures, et saaks kohe nii-öelda vastata küsimustele, et ei oleks seal nii-öelda viivitusi.
kuidas seal seda jätkusuutlikkust tagada, et see käis ka kuskil kellegi sõnavõtust läbi, et kui inimene läheb ära, ikka inimesed lähevad vahel ära kuskile mingisugust teist tööd tegema, et see tema teadmine, tema kontaktid, see, kuhu tema on oma suhtluses jõudnud näiteks, et see kuskile maha ei kukuks? Meil on majas üldiselt protsessid kõik ära kirjeldatud. Ta ei ole võib-olla selliselt kõik ühtemoodi, aga ei tohi, me oleme võtnud nagu ikkagi endale, vähemalt enda keskuses selle eesmärgi, et meil peavad olema kõik tegevused ära kirjeldatud. Ja just sellepärast, et kui tuleb uus inimene, ta võtab lihtsalt eelmise tööjuhendi nii-öelda ja seal on täpselt ära defineeritud kõik asjad ja kõik tegevused, et jah, see on olnud nagu vahepeal, ma olen päris pikalt Tervise Arengu Instituudis töötanud ja siis aja jooksul on Sotsiaalministeeriumis päris paljud inimesed muutunud. Ja siis vahepeal tekkis meil küll ühe inimesega see tunne, et ma just rääkisin seda juttu, et nagu pool aastat läks mööda, jälle tuli uus inimene ja jälle uus inimene ja siis me mõtlesime, et me äkki teeme nagu video sellest, et millega me täpselt nagu tegeleme, et ei peaks jälle kordama täpselt neid samu asju ja oma aega nii-öelda raiskama. Me ei teinud seda, õnneks praegu on nagu inimesed püsinud, et siis ma nagu mõtlesin, et meil on ikkagi selles mõttes, ma ei tea, kuidas Sotsiaalministeeriumis nii-öelda tööprotsessid, kas need on kirjeldatud või mitte, aga seda ma näen küll, et meil nagu selles osas on nagu hästi, et need teemad ei kuku maha just sellepärast, et see võtab aega, see on võib-olla osadele inimestele hästi tüütu, aga see tegelikult nii-öelda organisatsiooni vaates on väga-väga hea praktika. No kuidas Sotsiaalministeeriumis sellega on? Meil on videod. Teil on videod ja kas siis see töövoolavus on nii suur, et olete juba selles mõttes valmistunud, et kui keegi läheb, panete jälle play ja siis ei pea ise rääkima? Mingi voolavus ikka on, aga kõik on inimesed ka, et inimesed on vahel haiged või saavad lapse ja kõike muud juhtub, et selles mõttes need poliitika tuumiktiimid on head, et see teadmus sellest, kus mis asi toimub, jääb alles, aga nii-öelda tihti see võimekus hoida siis ka teise palli õhus. See jääb ära ja selleks on tõepoolest AI ja Teams aitavad nagu selle seisu jätta niimoodi, et kui tuleb keegi, siis ta võtab sealt selle palli ja mängib edasi. Mis on praegu Sotsiaalministeeriumi vaatest kõige olulisemad teemad, mis on seotud siis infosüsteemidega, mis on teie laual, kus te tahate, et toimuks edasi liikumine, kus Eesti inimeste jaoks läheksid asjad paremaks? Et ma teeks need prioriteedid praegu korda või? Need peaksid ilmselt olema ju peas, et mis need 3 esimest on? Nii, seal on käsi püsti. Ikkagi see ei, ta annab märku, et ta on kõige tähtsam, et ta on kindlasti üks kõige tähtsam tervise infosüsteemist ei saa mööda. Ma tegelikult siis nagu ütlen üldise kleebisena, et kõikide süsteemide hukukindlus on ka selles top 3 sees, et kui midagi juhtub, et siis me toimetaks edasi teistmoodi, aga ikkagi hästi. Kas teil on sama info, Margus? Jaa, hukukindlus on meil väga kõrgel kohal, aga see ongi see, et seda tellib üks teine ministeerium, ka Justiits- ja Digiministeerium, kelle vastutusala on, aga õnneks meil on oma ministeeriumil poolt piisavalt tähelepanu nüüd juba, et see peab olema fookus, me peame sellega tegelema, aga sinna läheb jälle oma aeg, et kuidas teha seda niimoodi, et see hukukindlus ehk teenuste väljakolimine Eesti territooriumilt ei pidurdaks väga palju jälle äritellijate seda arendusressurssi. Et see kombineerimine kogu aeg käib ja mõlemad nõuavad raha ja siis paras lego. Hukukindlus on päris ilus sõna, samas selline nagu natuke õudne ka, et siin on nagu hukk sisse kirjutatud või vähemalt see võimalus. Seda on tõlgendatud kahtepidi ja kas see on kindel, et hukub või on see, et ei huku, eks? No jällegi võttes nüüd inspiratsiooni sellest nädalast ja Kunstnike Liiduga juhtunust on ju 700 000 eurot avalikku raha läinud. Kui tugevad ja vastupidavad ja kindlad, hukukindlad on selles suhtes teie arendatavad süsteemid? Turvalisust on väga raske tõestada, ebaturvalisust on võimalik tõestada. Et seega ongi see, et infoturbe tiimil on väga selline tänamatu töö põhimõttes, et nad on märkamatud, et nii kaua kõik hästi toimub, midagi ei juhtu, keegi ei pane tähele, et nad on, aga nii kui juhtub, siis on jälle jama kohe, eks. Aga ei, me oleme arvasti selles nagu küberturbe mõistes oleme päris hästi kaitstud, aga pigem et see, et meie infosüsteemid kõik Eesti territooriumil on praegult või need üksikud on välja viidud alles piloodi raames, et seal on veel pikk töö ees selle aasta jooksul, et need Eestist välja kolida ja saada niimoodi, et töötaksid vajadusel ka väljaspool Eesti territooriumit. Neid siis on soov kolida välja? Ja. Mis on selle asja eesmärk? Sellepärast, kui Eestis serveriruumi ei ole, et siis teenused toimiksid edasi. Et kui siin saab otsa kogu see ruum, kuhu kõik need süsteemid üles panna? Just.
et see siis muudab meid kindlamaks, aga kas see ei võta meilt ära mingisugust sellist, et me sõltume kellestki? See ülelombi sõltuvus on praegu jah, väga tugev, aga siis on, kas me sõltume või pole üldse. Kumma sa valid? Eks siis tuleb see sõltuvussuhe valida. Aga veel meil on 14 minutit aega, ma ei tea, võib-olla publikul on, sul on endal mõni märkus? Ennem mõtlesin natuke selle peale, et kuigi me proovime ja oleme tänase päeva jooksul niisugust positiivset toredaid näiteid siia toonud, aga igapäevatöös ja ka kergelt siin ikka tekib niisugune tunne, nagu oleks hädaoru kuningas, on ju, et me tuleme kokku ja alati tegeleme probleemi lahendamisega. Mul oli hiljuti üks situatsioon, kus ma siit majast sõitsin Jaapani delegatsiooni eest apteekide liidu ette 7 minutiga taksoga ja siis nii-öelda häälestasin ühe ettekande pealt teise ettekande peale ja siis ma tuvastasin selle, et kui me välismaalastele räägime, kui äge meil on, siis me Eestis mitte kunagi sellest ei räägi. Et ma võtan nagu alandliku tooni sisse ja hakkan probleeme lahendama kohe uuesti, aga me tegelikult ei räägi sellest, et Eesti on kõikide maailmas teadaolevate e-tervise edetabelite number 1. Meil ei ole kuhugi enam selles mõttes ronida. Sotsiaalkaitse. Kui ma lähen Euroopasse ja me räägime sellest, kuidas inimestele sotsiaalkindlustuse digitasemed on, siis teised riigid tõusevad püsti ja ütlevad, et me oleme teinud innovatsiooni, me avastasime täidetava PDF-i. Ja siis ma üritan rääkida, et me vahetame öösiti sotsiaalkindlustuse andmeid teiste naaberriigiga, Soomega, ilma et ühtegi inimest oleks sinna segatud ja nad isegi ei saa aru, millest ma räägin. Või näiteks see, et Skys tõepoolest absoluutselt on vaja seda ära lahendada, seal ma selles osas ei ütle mitte midagi. Eelmise aasta Skysi väljamaksete veamäär 0,00001%. Mitte ükski pankur ei Eestis ega üheski teises riigis ei suuda isegi küsida oma IT-osakonnad sellist süsteemi. Meil on nii palju tegelikult hästi ja vahepeal tuleb võtta aega, et seda nautida ka. Pärast seda kella 4 siis saab seda natukene võib-olla nautida ka. Ma mõned küsimused võtan veel, seepärast, et neid on siia slaidosse veel lisandunud. Üks selline konkreetsem asi, Margus, sulle. Sinu toodud näide, kus lapsetoetuse muutmine siis kõigepealt tõusis ja siis muudeti jälle ära. Et mida te sellest õppisite ja kas oli tõesti nii keeruline IT-arendus? Kuna see oli Skysis ja see on vana selline monoliitne süsteem, siis jah, ta oli keeruline arendus. See ei ole päris selline lihtne, et me loodame, kui uue nüüd teeme sellise paindliku ja mikroteenusel oleva, siis on ta lihtsam. Aga mul on, peab olema, mida sellest konkreetselt õppida, et kui me ei tea isegi, mida poliitik vastu võtnud või ei ole vastu võtnud, mis ta peas mõelgub või mitte, et võib-olla arvestada mingi puhvritega näiteks, et enne valimisi, et me teame, et sealt võib midagi tulla ja kui äripoole tellija peab olema siis valmis selleks, et kui sealt midagi tuleb, siis selle jaoks eraldatakse vaba ressurss ja midagi lükatakse edasi, et see paindlikkus, aga mul üks varasem õpikogemus võib-olla, mis ma tahtsin võib-olla välja tuua, kui rääkida üldse siin ühes paneelis oli ka, et võib-olla peaks hakkama enne seaduse loomet rääkima IT-ga või digitehnoinimestega, et millist seadust saab vastu võtta ja mida ei saa vastu võtta. Et siis ma olen ikkagi jätkuvalt seda meelt, et IT ei tohiks poliitikat juhtida. Et poliitika on selline, mida IT võimaldab. Ei, IT peab toetama poliitikat ikkagi ja selles osas ma olen Martin Helmega isegi täitsa ühel kohal, ühel nõule, kui ta aastal 2021 vist oli, see ütles välja, et mingi IT-plugina pärast rahvahääletus küll ära ei jää. Et see oli see õpikoht, et kui uus valimisseadus jõustus 1. jaanuar 2021 ja KOV-i valimised pidid oktoobris olema, siis ma arvan, see oli Riia aegadel, ma ei olnud tehikus, et see on äge, kui me saame süsteemi valmis 3 kuud enne KOV-i valimisi. Aga ei, muudatus tuleb valmis saada ideaalse puhul ikka seaduse jõustumisel. Et siis seadus jõustus, mida siin valimisi ei tule, sealt on veel 9 või mingi 8 kuud puhvrit, aga siis tuli ootamatu olukord, me tõstame rahvahääletuse siia hoopis aprilli.
see oli keeruline olukord ja sellest oli hea õppitund, et ikkagi proovi, et seaduse jõustumiseks oleks asjad valmis. Aga siis, kui tuleb see uus SKAIS, et siis selles mõttes võib ikkagi iga uus valitsus muudkui tulla oma uute ideedega, et teie olete selles mõttes valmis, et siis saab kõik see on üks suur lubadus ja eesmärk olnud, et tõesti, et me ei saa öelda IT-asutusena poliitikule, et sa ei saa seda hüvitist välja maksmata hakata enne 2 aastat, kuna see arendus võtab nii kaua aega. See otsus tahetakse täna ära teha, inimestele tahaks hüvitisi täna maksta või okei, mitte täna, ütleme kas või 6 kuu pärast. Et sellest sõltuvusest kuidagi peaks ikkagi nagu lahti saama, et IT ei tohiks poliitikat juhtida. Küsimus teile kõigile. Kui peaksime homme ühe juhtme seinast tõmbama, siis milline projekt on kõige vähem vajalik? Ja siin ka selline täpsustus, et olge ausad. Võib-olla Margus natuke joob vett, hakkame... Ei, minul on lihtne. Öelge, millist vaja on, me tõmbame. Mis ministeerium maha tõmbaks? Ma mõtlen, et seesama äge radioloogilised uuringud, digiregistratuur, et praegu elame ju, nii et neid ei ole seal, et ju me siis saaks natuke aega veel elada, kui ma praegu peaks näpu peale panema. Ära teenitud aplaus. Nii, aga Jane? No meil on ka erinevaid projekte, meil ei ole neid palju, aga ei, seda ma ei teeks. aga võib-olla ma ei teagi, mis seal ei ole väga. See, kes tõmbab lühema tiku. Jah, võib-olla kõige hilisema, mis nagu lauale tuli, et selles mõttes, et... Millega ei ole veel nii kaugele jõudnud. Just. Kaotus on kõige väiksem siis, jah. Ja sina ootad siis otsuseid sealt? Üks asi on loomulikult, et me peame kõik sellised infosüsteemide seiskamised, muudatused kooskõlastama ikka oma kliendiga, siis on teema oma, meie haldame seda lihtsalt, aga kui nüüd päris julmalt mõelda, et ongi selline päev, kus me teame, et me 170 süsteemist 10 tuleks maha võtta, et mingit serveriruume päästa või midagi sellist teha, siis võib-olla peaks olema ikkagi nagu sellega, mis mõjutab kõige vähem või mis on kõige vanem, kus on kõige vähem kasutajaid taga. Ikkagi kuidagi nagu... raske. Ja raske on kuidagi, õlad vajuvad longu, ikkagi tahaks natuke seda positiivsust siia lõppu. Mul on huvitav mõte, siin on täna räägid väga palju mees ja koer. Ja. Et äkki tulevikumaailma on hoopis, et on mees ja AI, et... No jah, eks see on juba nagu praegu ju, mees ja koer ja AI või äkki peakski mõtlema, et pole ju välistatud, et tulevikus on ühe inimese unikornid ehk ükssarvikud, et see on tänapäeva tehnoloogia ja kõike see mõttemaailm, see on ju täiesti võimalik, et ei ole enam mees-koer, on mees ja AI. Tegelikult võib-olla siia mulle väga meeldis Nele mõte, et me hästi tihti keskendume ikkagi sellele halvale, aga võib-olla me oleme eestlased sellepärast, et tahaks, et me ei hinde seda, kui palju meil tegelikult head on. Et võib-olla peaks ka tõesti aeg-ajalt tegema neid, ma mäletan, ma sattusin ühele konverentsile, kus tegi E-Estonia tegi väga-väga laheda ettekande sellest just nendest, millised digiteenused, kust me tulime ja kuhu me jõudnud oleme, mida me kõike teeme. Ja minu meelest see on hästi vajalik tagasivaade tegelikult kõikidele eestlastele, ka meile siin kõigile, et kus me tegelikult oleme tulnud ja mis meil tegelikult juba olemas on. Et ma mäletan seal mina ei olnud ka seda kunagi näinud, ma ei olnud, oled sa juba harjunud nende teenustega ja sa üldse ei mõtle selle peale, et tegelikult sinna oli ju päris pikk maa, teised riigid teevad hoopis, ma ei tea, kas või sedasama tuludeklaratsiooni on ja, et tõesti sa teed selles telefonis ära ja paar klikki, kui ei ole vaja täiendusi ja ongi olemas, et see tundub paljudele riikidele täitsa ulme, et lihtsalt võib-olla seda oleks endale ka aeg-ajalt vaja meelde tuletada ja seda ettekannet nagu näha, et selles mõttes võiks vahepeal rohkem tõesti. Mina arvan ka, et võib-olla lõpetuseks igaüks ütlebki, et mis on tema arust nagu eriti lahe lahendus või mida ta kodanikuna väga hindab. Mina olen tõesti väga rõõmus näiteks digiregistratuuri üle, mega mugav minu arust. Mulle väga meeldib, et ma saan perearstiga suhelda mingi süsteemi kaudu. Et ma ei pea iga kord sinna kohale minema igasuguseid kribu-krapu pärast. Mulle väga meeldib, et mul tulevad lapsetoetused õigel ajal, ei ole kunagi vist probleeme olnud. Ja ausalt, et kui ma mõtlen niimoodi inimesena, siis ausalt, ma ei ole eriline viriseja. Et me täna siin läksime väga niimoodi nagu süvitsi sisse ja te olete selles maailmas sees ja te teate, et mis võiks olla parem ja kus me omadega hetkel oleme ja kõik võtab nii palju aega ja palju see kõik maksab. Aga üldiselt ma ei tea, mina nagu
keskmise eestlasena väga ei kurda niimoodi, kui ma teie peale mõtlen. No ausalt, et ega ma TEHIK-u peale ei mõtle ja ma arvan, et keskmine inimene ei tea üleüldse selline asutus olemas, et kui mingi jama on, siis ikkagi sotsiaalminister või keegi säärane saab puid, on ju, et aga kuidas endal kodanikuna, kui vaatad asjale peale? Mina kodanikuna olen väga õnnelik digiriigi üle. Ma isegi praegult on minu arust väga hästi toimiv digiriik ja ma ei ütle seda praegu, muidu läheb jälle negatiivseks. Ütle, kui on positiivne, kas on midagi positiivne? Ma mõtlen just seda, et miks me isegi edasi pingutame. Et kas meil on vaja teha sellist suurt arengut veel edasi, et nüüd 3 kliki asemel saame 2 klikiga tehtud. Minu arust praegu väga hästi, et see iga kliki vähemaks võtmine võib muuta jällegi seda haldamiskulu suuremaks. Et kas me seda järgmise etapi digiriiki jaksame üldse üle hoida või lepime sellega, mis on praegu. Me oleme maailma esimesed, ükskõik kust otsast vaatame, isegi mitte ainult tervisest, et digiriiki kui tervikuna on võib üksikud sektorid, mis on natukene paremad, aga terve riigina oleme ees ja me tahame, öeldakse, see on digiriik, see tiiger on surnud ja kõik lähevad mööda, et aga ma ei usu seda. Või siis tasapisi seda sammu teha, et jah, meil on väga hästi. Jane, oled nõus? Margus, sul hakkaks igav ja aga ainult sellepärast ei saa ka raha põletada, et Margusel igav hakkab. Ja selles mõttes, et väga hästi tõid ise välja just selle, et mulle väga meeldib see viimasel ajal just see perearsti, et ma ei pea jagelema selle perearsti numbriga või kas ma saan kellegi kätte. See oli alguses, ma mäletan, kui mind sinna suunati, see oli ilgelt tüütu. Ma ei viitsinud jälle sisse logida, siis ma ütlesin, okei, see on tegelikult Smart ID-ga, no fine, see on tegelikult nice. Siis ma pidin neid välju seal täitma, see algus esimest korda tundus hästi tüütu, aga siis, kui vastus tuli mulle põhimõtteliselt kohe, ma olin mingi appi, see on kõige ägedam asi üldse. Ma arvan, et arstid on ka rõõmsad, et need inimesed ja tegelikult see on ülihästi. Mulle väga meeldib see, et alguses jah, ma ei olnud teadlik sellest, aga see oli väga tore üllatus ja ma olin väga rahul sellega ja see on minu meelest kihvt asi nagu ja samamoodi tegelikult see maksu või see tuludeklaratsiooni tegemine, et ma ei kujutaks ette, kui ma olengi näinud neid teiste riikide lahendusi, siis ma ei tahaks seda. Nele? Mulle meeldivad proaktiivsed teenused kindlasti kõige rohkem, et kas on siis vanemahüvitise pakkumine, mis tuleb meili peale või kas või, ma ei tea, Maanteeameti meeldetuletus, et kindlustus hakkab otsa saama, et see, et ma ei pea ise mingit salamisi kalendrit endale pidama, et see on minu lemmik alati. Ja see, mis täna siit hommikul ma vist kuulsin, et kui sulle kirjutatakse retsept välja, sul tuleb ka meili peale, et seda vist ei olevatki enne olemas olnud. Mulle vist ei ole keegi vahepeal nüüd retsepti kirjutanud, mis iseenesest on ju nagu tore, pole vajadust olnud, aga väga iseenesest elementaarne ja lihtne lahendus. No vaat, ma usun, et igal inimesel on tegelikult miskit sellist head, mis meenub. Ma arvan, et tõmbamegi nüüd siis joone alla, Margus, kas sa annad loa nüüd selleks? Ikka põneva, paneks 2 tundi veel. Paneks 2 tundi veel, minu päev läheb siis päris pikaks, algas päris varakult. Aga Grete, nüüd vist ongi siis kõik, jah? Et siis suur aitäh kõikidele panelistidele, aitäh kõikidele osalejatele, kõigile, kes meiega ka internetist liitusid. Aitäh Siirile, kindlasti minge vaadake, kuidas see kõik nüüd tema käe läbi visuaalselt välja näeb. Ma usun, et sellised olulised asjad said kõik seal kirja ja Margus, sa saad nüüd oma seina peale riputada. Eks me paneme kuskile ikka, et maja näeb. Eks? Maja peale, just, et teil ei ole ju bossi, et kõik peavad teadma, kuidas asjad käivad. Aitäh ja toredat päeva kõigile! Aitäh!